tere hommikust! Oleme Kuressaares. On 1. mai ja alustame raevallutaja aktsiooniga Kuressaares. Kuressaare terviserada on juba rahvast täis. On päris palju jooksjaid olnud, kepikõndjaid ja tänaseks jooksupartneriks oleme valinud Kuressaare sportliku linnapea Madis Kallase. Madis Kallas on väga sportlik, nagu kuulda ka häälest, siis juba hakkab kergelt lõõtsutama. Aga Madisel on nägu naerul. Ja tere hommikust, Madis! Tere hommikust! Madis, kui sina nüüd oled olnud 2 aastat linnapea, kui sportlik on Kuressaare linn? Ma arvan, et kui Eestis selline keskmine linn võtab, siis kindlasti Kuressaare on üle keskmise spordis. Nii ürituste koha pealt kui ka kui palju meil on võimalusi selleks, et erinevaid spordialasid teha. Aga kuidas on Kuressaare sportimisvõimalused, näiteks terviserajad? No, siin peaks ütlema, et kuna üha populaarsemaks on läinud terviseradade kasutamine, et siis võib-olla selle koha pealt oleks juba vaja neid radu juurde, et terviseradad just sellised pehme pinnasega, et nendega võiks öelda, et on liiga suur kasutus juba ja me ei suuda neid enam nii hästi hooldada. Aga nüüd rääkides suvistest aladest, küll jooks ja rattasõit, aga talvel vist lund ei ole viimased aastad olnud või? Jah, et kui Saaremaal on suvel kõige külmem, siis talvel on see kõige soojem. Ja kui mujal on ikkagi lumeolud mõnevõrra paremad, siis Saaremaal viimased aastad enam ei ole tõesti lund olnud ja suusatamine on jäänud ära. Aga suusatajatel on miskit lumelootus ka tekkimas? No praegu ütleme, esimesed sellised väikesed läbirääkimised on käinud ja siin suured suusafännid on hakanud arutama, et kas mitte Saaremaal ei peaks olema kunstlume tootmise võimalused ja loomulikult number 1 kohal on nähtud just sedasama Kuressaare terviseparki. Aga räägi sina vana spordimehena, et kui palju sa ise igapäevaselt sporti teed? Pean tunnistama, ma olen nii nagu paljud endised sportlased, et üha vähem ja vähem, et kiire elutempo, väiksed lapsed ja nii edasi. Loomulikult tahaks rohkem teha ja ma loodangi, et kui tingimused lähevad paremaks, tuleb erinevaid spordialasid pidevalt valikisse juurde, et siis see harrastus ka minul hakkab jälle rohkem au sisse tulema, aga hetkel äärmiselt vähe teen, et nüüd võib-olla kevadel hakkan jälle rohkem jooksma, et sügisel üks pool maraton läbi joosta, et võib-olla selline stiimul. Hästi, täna on jube hea päikseline ilm. Eile kuulutasid Keskväljakul välja Kuressaare kui päikesepealinna Eestimaal, et millest see mõte tekkis ja mis see tähendab täpselt inimestele? No, mõte tekkis tegelikult väga lihtsast asjast, kuna Kuressaares paistab aastas statistiliselt kõige rohkem päikest. Mõõdetakse siis mitu päeva paistab päike üle 30 minuti päevas ja Kuressaare on selles arvestuses Eestis number 1. Ja sealt tekkiski siis paaril heal saarlasel ja kuressaarsel ideed, et kuulutaksime siis Kuressaare juba päikesepealinnaks. Päikesega seostub kõik positiivne ja miks mitte siis teha nii, et alati kui inimene mõtleb sõnale päike, tal tuleb ka kohe Kuressaare meelde. Nii et nüüd siis on läbi aasta päikesepealine, ei ole talvepealine, ei ole kevadepealine, vaid ongi terve aasta Kuressaare päikesepealine, nii jääbki. Täpselt nii, jah, sest umbes iga aasta kusagil 270-280 päeva paistab siis Kuressaares päike. Milline Kuressaare suvi tuleb? Huvitav, kuna juba on teada, et on väga paljud suurüritused, nii uusi kui ka juba traditsioonilisi tulemas. Lisaks on mitmed suured ehitustööd algamas ja võib-olla mis kõige huvitavamaks selle teeb, et Saaremaal on tekkimas Eesti suurim omavalitsus ja see on mõnes mõttes ka Kuressaarel uus olukord ja viimane suvi Kuressaarel ka sellises vormis. Aga kui mandril
ja ikka saarte peal ka tundub, et Saaremaa või Hiiumaa parim naaber on Saaremaa. Et kas kuidas saarte vahel läbi saate ja suhtlete? Väga hästi, et hiidlastega alati on olnud eluterve teatud mõttes konkurents ja praegu ka, kui just siin mõned nädalad tagasi käisin Hiiumaal seal vallajuhtidel külas ja sai isegi arutatud, et võiks teha, kui meil on väga palju jooksuvõistlusi, et ka Hiiumaal on, et võiks kas või teha nii, et Hiiumaa vallajuhid tuleksid meie üritustele siin kas jooksu või kepikõndi tegema ja vastupidi, et mina olen küll väitnud väga hea, et võib-olla märgilise tähendusega on ka see, et täna hommikul alustas siis Soela väina peal sõitu uus parvlaev Hiiumaa ja Saaremaa vahel, et see teeb selle kontakti nagu nende kahe saare vahel veel tugevamaks. Kui vahepeal oli suur poleemika praamide osas, et kas nüüd on uued praamid kenasti tööle saanud ja on saarlased rahul ja hiidlased rahul ja liikumine on mugav? Jah, et ma isegi arvan, et kui me sellest rääkisime võib-olla või isegi meedia rääkis, me ise ei tahtnud sellest nii palju rääkida 2 aastat tagasi ja aasta tagasi, siis tänavu suvi tõotab tulla küll väga positiivne, et on isegi õhus variant, et suvel on Saaremaa ja mandri vahel 3 suurt parvlaeva, millega saaks üritada ka mitmeid huvitavaid rekordeid teha. Et näha, kui palju on võimalik üle vedada ja kui palju külastajaid Saaremaa on suuteline ühel suvel vastu võtma. Aga kui nüüd tuleme tagasi spordi juurde, et mis sa arvad sina, miks võiks ja peaks ennast välja ajama õuema ei ajapuuduse ega vale tossu või dressivärvi peale, et mis see liikumine sulle annab? No eks kõigepealt me küll otsime võib-olla põhjuseid jah, igalt poolt väljast, et miks mitte midagi teha, siis tegelikult peaks kõik hakkama inimesest endast pihta ja ikkagi see hea enesetunne, tervena elatud aastad ja kvaliteetaeg iga päev on minu meelest see, mis nagu peaks inimesed tooma liikuma, sest kahjuks on jah Eestis selline murrang võib-olla veel toimumata, nagu on see Põhjamaades, aga mina ütlen küll, et see peamine on see enesetunne ja enda isiklik heaolu, et ei ole nii, et 60-70 aastaselt peame juba vaatama, kuidas ei suuda enam isegi kõndida, rääkimata mingitest kiirematest liigutustest. Aga sa rääkisid vahepeal ka sellest, et võtaksid sügisel ette ühe poolmaratoni, et kas sa oled siis Saaremaa mitu päeva jooksul starti tulemas või mõni muu võistlus? Saaremaa 3 päeva jooksul ma olen jah kunagi läbi teinud, aga 3 päeva jooksul ikkagi minu jaoks oli mõnevõrra natuke karm see, et siis kui ma veel 10 võistlust tegin, siis 1 aasta tegin sügis ettevalmistuse raames selle läbi, aga nüüd ma sooviks osaleda Ultima Thule maratonil, ehk kui Saaremaa juba kuulutati, või mitte kuulutatud, et Saaremaa on see müstiline Ultima Thule saar, et siis selle raames me korraldasime juba eelmine aasta esimese maratoni ja see aasta tuleb siis teine maraton ja selle plaanis, või seal on plaanis ka siis poolmaraton läbida ja selleks on hea aeg just praegu alustada väikeste treeningitega. Kas see oli nüüd Saaremaa kõige kõrgem tõus? Võib öelda küll, et üks järsemaid tõuse küll, mis on suhteliselt tasane pinnas siin on ja väga palju selliseid tõusi ei ole. Aga mis te ütleksid suvistele turistidele, et milliseid alasid saab siis teha ja kas tossud kaasa, ratas kaasa või rullhoisud või mis see ees ootab Saaremaal? No lihtsam oleks tegelikult öelda, mida meil ei saa teha, aga tõesti, lisaks rattamaratonidele on meil väga head rattateed, ainuüksi Kuressaare ümber on juba 25 kilomeetrit asfaltteega kaetud kergliiklusteid. Lisaks kohe saab rattaga ka Sõrvesaare algusesse Kuressaarest mööda kergliiklusteed
samuti saab neid samu radu kasutada rulluisutamiseks. Et kõik võimalused on olemas. Kes soovib linna lähedal, saab linna lähedal. Kes soovib sügavates metsades, näiteks Karujärvel on võimalused olemas. Samas on võimalik harrastada juba diskgolfi 4 diskgolfi rajal üle Saaremaa laiali. Tavaline golf, mis Kuressaares on. Tegelikult võimalused on meeletud, et ainult tuleb kohale tulla ja võib-olla jääki varustust ei ole mõtet kaasa võtta, aga kõik ülejäänud spordialad on meil olemas ja saab väga hästi harrastada. Aga meie esimene 20-meetrine ring on läbi. Jõuame finišisse ja siit on mõte, et viskaks palli edasi, kui keegi veel on praegu kuskil liikumas terviserajal, siis saatke teiegi üks väike ringi video meile ja vaatame, kuhu me täna päeva jooksul kohale jõuame siis videotega. Et aitäh ja jõudu ja ilusat päevavalutaja kuud teile kõigile!